Venemaa põleb. Ukraina ründab peaaegu iga päev. Vene rahvas on marus, et nende juhi alustatud sõda on toodud nende koduõuele ja mida teeb Putin, ta peidab end oma punkrites, samal ajal kui tema riik tema ümber laguneb. Putin elab nüüd hirmus ja tal ondi põhjust. Ukrainlased ja venelased tahavad teda tabada ning kõik, mida ta teha saab, on varjul olla ja end varjata, samal ajal kui ta üritab oma läbikukkunud sissetungi ümber korraldada. Kui hirm tema südant haarab, suurendab Putin turvameetmeid ja peidab end salajastesse punkritesse, kartes kõike, mis tema ümber toimub. Atentaadikatsed on Venemaa presidendi ärevaks teinud ning asjaolu, et Ukrainal on mitte ainult kaugmaarelvad, mis suudavad tabada Moskvat, vaid ta on ka süvalöökide vallas ette läinud, tähendab, et Putin ei tunne end enam kusagil turvaliselt. See selgub lekkinud Euroopa luureraportist, mida kajastas The Independent. 6. mail. Raportis öeldakse, et Venemaa väidetav tugev juht on muutunud oma turvalisuse pärast nii murelikuks, et veedab suurema osa ajast peidus kuskil Krasnodari piirkonna punkris. Raportis ei mainita otseselt paralleele Hitleri viimaste päevadega, kuid meie näeme sarnasusi. Täpselt nagu enne natside langust, kui Hitler veetis oma viimased kuud võidust jahudes ja peidus olles, kus ta arvas end olevat turvaline, püsib Putin maa all, püüdes juhtida kampaaniat, mis Ukrainas läbi kukub. Venemaa juhi ümber on turvameetmed karmimad kui kunagi varem. Keegi ei pääse isegi Putini lähedale ilma põhjaliku FSO kontrollita. Kokaad, fotograafid ja isegi need ihukaitsjad, kelle ülesanne on kaitsta Putinit oma elu hinnaga, läbivad uskumatult põhjaliku kontrolli. Ja nüüd, kui sa töötad Putini heaks, võid hüvasti jätta igasuguse privaatsusega, mis sul kunagi oli. Kõigil Putini töötajatel võetakse telefonid ära ning neile antakse spetsiaalsed turvatelefonid, mis ei saa internetiga ühenduda. Isegi oma siseringis teeb Putin kõik, et suhtlust piirata. Teie seas olevad küünikud võivad isegi väita, et internetist on saanud Putini suurim vaenlane, eriti arvestades teateid, et ta piirab tavavenelaste ligipääsu Telegramile. Selle sammuga on Putin vaid veelgi enam oma rahva viha esile kutsunud. Aga me tuleme selle juurde tagasi. Teised hullumeelsed turvameetmed on palju vähem peened ja hõlmavad kogu Venemaad. 5. mail teatas The Guardian, et Venemaa plaanis enne pidulikku võidupüha paraadi Moskvas lennujaamad sulgeda ja kodanike jaoks mobiilse internetiühenduse katkestada, et tähistada Nõukogude Liidu võitu Natsi-Saksamaa üle. See paraad kukkus täielikult läbi. Vladimir Putin kuulutas 9. mail suure päeva puhul välja relvarahu, tõenäoliselt meeleheitliku katsega end kaitsta, kuna ta oli sunnitud avalikult esinema. Venemaa ei pannud esimest korda pärast Vladimir Putini 2008. aasta otsust muuta tehnikaparadiid võidupüha osaks välja ühtegi oma sõjatehnikat. Siin näeme, kuidas Vladimir Putin teeb kõik endast oleneva, et miski temani ei jõuaks. Ja Venemaa juhi paranoia, meeleheite ja hirmu kombinatsioon tuleb eriti selgelt esile selles, et Vladimir Putin on isegi loobunud millestki, mis talle kunagi väga kallis oli, oma residentsidest. Kõigist neist. The Independent teatab, et Vladimir Putin on lõpetanud käimise kõigis oma Moskvas ja Novgorodi oblastis endale rajatud luksuslikes residentsides. See on kestnud juba kuid, pärast seda, kui Venemaa väitis detsembri lõpus, et Ukraina sihtis üht Vladimir Putini kodudest kaugmaadroonidega. Ukraina lükkab selle väite ümber, öeldes, et see on Vene propaganda, mille eesmärk on tekitada Vladimir Putinile kaastunnet ajal, kui ta vajub üha sügavamale oma lõputusse kahtlustamisse kõige suhtes. Aga tõsi see on või mitte, rünnak oli piisav, et panna Vladimir Putin vahetama oma luksusliku elustiili kuude kaupa räpastes punkrites varjamise vastu, tulles välja ainult siis, kui see on hädavajalik. Kui ta just ei kasuta ka teisikuid. Ühendkuningriigi MI6 endine juht Sir Richard Dearlove ütles jaanuaris, et ta on kindel, et Vladimir Putin kasutab seda konkreetset taktikat, et vältida avalikke esinemisi. Lõppude lõpuks on parem, kui sureb teisik, mitte diktaator ise. Rääkides tugevast mehest siis, hirmust värisemine on viimane asi, mida selle sildikandjalt ootaks. Aga Vladimir Putin teeb seda ning kõigil on üks suur küsimus. Miks? Lihtne vastus on hirm. Aga asi on tegelikult palju sügavam. Vladimir Putin kardab kõike, alates Ukrainast kuni omaenda rahvani, sest tema enda peas loodud hirmuäratav olukord muutub iga väiksemagi juhtumiga aina hullemaks, kui see viitab kas või väheselgi määral ohule tema vastu. Alustame kõige selle vallandajast, atentaatidest. Viimastel kuudel on Venemaal mitmed võtmeisikud hukkunud või saanud vigastada kohutavatel asjaoludel. Seekord ei ole see Putin, kes käsib inimesi akendest välja lükata. Liitlased ja kaasajooksikud langevad Vene juhi ümber nagu kärbsed.
Veebruaris tulistas tundmatu ründaja Venemaa sõjaväeluurejuhi asetäitjat, kõrget sõjaväeametnikku Vladimir Aleksejevit. Mees, kellel peaksid silmad igal pool olema, ei märganud ohtu, mis otse tema poole tuli. Rünnak Aleksejevi vastu on vaid üks viimastest paljudest mõrvadest või mõrvakatsetest, mis on suunatud Venemaa võtmeisikute vastu. Venemaa süüdistab neis kõigis Ukrainat. Ukraina ei kommenteeri, vähemalt enamikel juhtudel, kuid me oleme selliseid asju juba ammu näinud juhtumas. 2024 aastal sai kindralleitnant Igor Kirillov, kes oli Venemaa radioloogilise, keemilise ja bioloogilise kaitseväe juht, surma, kui tema Moskva kortermaja ees plahvatas lõhkeainega mootorroller. Kuid võib-olla kõige olulisem neist atentaatidest ja tõenäoliselt ka põhjus, miks Putin otsustas end varjata, leidis aset 2025 aasta detsembris. Kindralleitnant Vanil Savarov hukkus, olles pommi ohver, mis oli paigaldatud auto alla. Varem Vene armee operatiivõppeosakonna juhatajana töötanud Savarov viibis haiglas mõned tunnid enne, kui suri oma vigastustesse. Täpselt nagu Kirillovi puhul teadis ka selle mõrva toimepanija, kus Savarov viibib ning suutis tungida sügavale Moskvasse, et rünnak läbi viia. Ja just nii sai tolmuks mees, keda kogu Venemaa, sealhulgas Putin, pidas Tšetšeenia sõdades ja Süürias üles näidatud tegude eest sõjakangelaseks. Pole juhus, et karmimad turvameetmed, mille Putin kehtestas, tulid pärast Savarovi surma. Autopomm Moskvas oli Putinile äratuskellaks, kui ta mõistis, et ükski koht pole turvaline. Kuidas saaks Putin kunagi veel ilma suure turvameeskonnata Venemaa pealinnas nägu näidata? Isegi kõige väiksem nõrkuse ilming võib viia selleni, et mõrvar hiilib varjust välja. Seega on Putini arvates palju parem püsida võimalikult varjul. The Independenti andmetel tõi Savarovi surm kaasa ka lõhe Kremlis, kuna nii üksikisikud kui ka terved agentuurid süüdistavad üksteist, et vältida Putini viha. Kuid selle rünnaku tegelik tulemus on selge. Putin on end varjanud ja andnud Venemaa föderaalsele kaitseteenistusele ehk FSO-le rohkem võimu kui kunagi varem, püüdes meeleheitlikult takistada selliste sündmuste kordumist. Detsembris muutis Putin FSO määrusi, et pakkuda suuremat turvalisust 10 kõrge auastmega kindralile, kellest Putin teab, et ta ei saa endale lubada neist ilma jääda. Me arvame, et Aleksejev ei pääsenud sellele nimekirjale või pääses, aga tulistaja jõudis temani ikkagi. Nii suure võimu andmine FSO-le on Putini jaoks hull julgekäik. FSO on seda võimu kasutanud Putini liikumiste tõsiseks piiramiseks, märgib Robert Lansing instituut, ja nad võivad olla üks põhjuseid, miks Putin veedab nüüd nii palju aega maa all. See areng on tüüpiline hilisfaasi isikukesksetele režiimidele, mis tunnevad sisemist ohtu. Kokkupuute piiramine vähendab haavatavust mitte ainult füüsiliste rünnakohtude, sealhulgas droonide, vaid ka siseringi riskide suhtes, märgib instituut. See on peaaegu nii, nagu FSO teaks, et vältimatu on tulemas ja tahab olla see organisatsioon, mis kontrollib olukorda, kui Putin lõpuks lahkub. Vandenõuteooriate pooldajad ütlevad, et FSO on enam kui rahul sellega, et õhutab usaldamatuse tuld, mis on praegu Venemaa poliitilises süsteemis selgelt nähtav. Ja kuigi see on Putini jaoks veel üks probleem, ei saa me eirata geneetilisi ohte, mis Putini režiimi ähvardavad. Ukraina droonid on taevas sama suur oht nagu atentaatorid varjudes. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, see on The Military Show. Me toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Seega vajutage tellimisnuppu, et olla alati kursis. 4. mail lasi Ukraina Moskva City pihta drooni, mis suutis vältida kõiki linna õhutõrjesüsteeme ja tabas otse Mosfilmi torni. Rünnak ei põhjustanud inimohvreid ning pole selge, kas see luksuslik kõrghoone oli Ukraina tegelik sihtmärk. Aga asjaolu, et see rünnak toimus vähem kui nädal enne võidupüha paraadi ja vaid 3 kilomeetri kaugusel Venemaa kaitseministeeriumist, saatis Putinile selge sõnumi. Ukraina suudab Moskvat tabada. Sa ei ole omaenda pealinnast turvaline. Putin kardab Ukraina droone ja tal ongi põhjust karta. Viimastel kuudel on Ukraina korraldanud sihikindla kaugmaa rünnakute kampaania, mis näitab Venemaa presidendile, et nad suudavad tabada sügavamale, sagedamini ja palju suurema intensiivsusega kui kunagi varem. Ukraina süvarünnakute kampaania on muutunud nii intensiivseks, et võib ausalt öelda, peaaegu ükski koht Venemaal ei ole Putini jaoks enam turvaline. Vähemalt mitte üheski kohas, kus ta ise tahaks olla. Seda näeme ka droonide arvu kasvust viimaste aastate jooksul. Nagu United 44 meedia teatab, lasi Ukraina 2024 aasta augustis Venemaa sõjaliste sihtmärkide pihta välja veidi üle 1000 drooni. 2025 aasta juuliks oli see number 3-kordistunud. Ja siis, 2026 aasta märtsis kinnitasid nii Ukraina õhujõud kui ka Venemaa kaitseministeerium, et Ukraina oli lasknud Venemaa tagalas asuvate sihtmärkide pihta umbes 7000 kaugmaa drooni ja raketti. See ei ole intensiivistamine lihtsalt intensiivistamise pärast. 7000 rünnakuga kuus on Ukraina ametlikult ületanud Venemaa kõrgeimad kuised näitajad. Loomulikult ei hirmuta Putinit ainult rünnakute arv, vaid ka nende ulatus.
Nagu Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Brovdi märgib, ei ole kuni 2000 kilomeetri sügavusel Venemaa territoorium enam turvaline uue põlvkonna kaugmaadroonide ja droonrakettide hübriidide eest, mille Ukraina on loonud. Ja Venemaa teab, et see ei ole Ukraina poolt lihtsalt tühine ähvardus. 5. mai ööl oli Venemaa sunnitud välja kuulutama õhuhäire enam kui 2000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, kui Ukraina saatis droone, mis sihtisid vähemalt 18 Venemaa piirkonda. Brovdi poolt välja kuulutatud ulatust kinnitab just see üks häire. Põlevad Venemaa naftarafineerimistehased ja purustatud sõjaline infrastruktuur üle kogu Venemaa kinnitavad, et Ukraina droonid suudavad tekitada kahju ning tungida sügavamale, kui Putin eales oleks osanud oodata. Sõjaliselt muudab Ukraina droonirünnakute sügavus Venemaa jaoks väga palju. Nafta tuleb ümber suunata, kuna Ukraina hävitab ekspordikeskusi ja muudab Venemaa jaoks raskemaks kütuse toimetamise oma sõduritele rindel. Kuid just psühholoogiline komponent on kõige kahjulikum, eriti Putini jaoks. Venemaa juht on suurema osa oma sissetungist püüdnud kujundada kuvandit, et Venemaa on Ukraina rünnakute suhtes haavamatu. Ukrainal polnud relvi. Isegi kui oleks olnud, oli Venemaa nii suur, et need relvad poleks kunagi jõudnud ühegi tõelise sihtmärgini. See narratiiv on kokku varisenud. Venemaa rahvas teab seda. Hoolimata internetipiirangutest ja kõigest muust, mida Putin teeb, et narratiivi kontrollida, õhuhäiresireenide heli, suits õhus ja lennujaamade sulgemine ei jäta kahtlust. Ukraina droonid tabavad järjest sügavamale ja keegi ei ole nende ohust rohkem teadlik kui Putin ise. Venemaa juht peidab end punkrites, sest ta usub, et kui Ukraina teab, kus ta on, siis droonid ei ole kaugel. Putin on seda sisuliselt ise öelnud, kuigi ühe oma käpiknuku suu läbi. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on kõik need tugevdatud turvameetmed, mis nüüd Putinit ümbritsevad, tingitud nii atentaatidest kui ka sellest, kui edukad on Ukraina droonid oma rünnakutega sügaval Venemaa territooriumil. Selle terroriohu taustal võetakse loomulikult tarvitusele kõik meetmed, et ohtu minimeerida, väidab Peskov. See väidetav terrorioht oli põhjuseks, miks ajavahemikus mai 2023 kuni detsember 2025 viidi suur hulk Venemaa Panzer S-1 ja S-400 õhutõrjesüsteemidest Putini kodudesse Moskvas ja Novgorodis. Kuid isegi omaenda sõdurite ja nende vajaduste ohverdamine enda kaitsmiseks ei ole Putini jaoks enam piisav. Ta on maa alla läinud, sest ta ei usu, et need õhutõrjesüsteemid suudavad peatada seda, mis Ukrainal arsenalis on. Ja tal on õigus. Ukraina on seda korduvalt tõestanud, rünnates just neid samu süsteeme. Kui Venemaa põleb, peidab Putin end. Aga tõeline probleem, mida Kreml kunagi avalikult ei tunnista, on see, et mitte ainult Ukraina palgamõrvarid ja droonid ei pane Putinit nii hirmunult värisema. Üle 4 aasta kestnud sõda, mis pidi võidetama päevadega, pöörab lõpuks Venemaa rahva Putini vastu, mistõttu kardab ta sisemist ohtu, võib-olla isegi rohkem kui ohtu Ukrainast. Me näeme juba avalikku vastuhakku nende samade propagandistide poolt, kes olid varem levitanud Putini sõjasõnumeid. Üks valjuhäälsemaid äsja Putini vastaseid hääli kuulub Ilja Romeslolle, kes on jurist ja endine usaldusväärne Kremli-meelne tegutseja, kuid on viimaste kuude jooksul täielikult meelt muutnud. Märtsis avaldas Romesloo oma Telegrami kontol, mida jälgib umbes 90 000 inimest, esseed pealkirjaga 5 põhjust, miks ma lõpetasin Vladimir Putini toetamist. Selles loos nimetas Romesloo Venemaa presidenti ebalegitiimseks ning ütles, et ta peab läbikukkumisele määratud sõda. Võim on Putinit pöördumatult rikkunud, ütles 42-aastane jurist ning nagu Washington Post märgib, on see järsk meelemuutus paljastanud lõhe Venemaa võimuringkondades. Putin vastas sellele kõigele sellega, et pani Romesloo psühhiaatriahaiglasse. Romesloo on nüüd väljas ja jätkab oma Putini vastast kampaaniat. Romesloo on vaid üks Venemaa paljudest kurikuulsatest Z-blogijatest, kes hakkavad oma juhi vastu pöörduma. Need blogijad, kes on aastaid kasutanud selliseid platvorme nagu Telegram, et luua Putini nimel sõjameelset meelsust, hakkavad lõpuks mõistma, et avaliku arvamuse hoiak pöördub nende juhi vastu. Nad järgivad üldist suunda, võib-olla avaldades esimest korda oma tõelisi arvamusi Putini juhtimise kohta. Ribar, kes on üks silmapaistvamaid Z-blogijaid, nimetab Ukraina sõda juba tupikteeks, tuues välja komandörid, kes varjavad kaotusi Putini eest ja ametnikud, kes varastavad Venemaa sõduritelt. Põhjused Putini jõulisele Telegrami mahasurumisele muutuvad palju selgemaks, kuid märkimisväärne on see, et viimastel kuudel on isegi Kremlile lojaalsete seas märgata Putini vastaste meeleolude kasvu. Tundub, et võtmemõjutajad muutuvad järjest enesekindlamaks oma arvamuse avaldamisel ja annavad Putinile märku, et nad ei ole rahul sellega, kuidas ta asju juhib. Kas see juhtuks, kui Putin ei oleks Venemaal kuskil punkris peidus ja reaalsusest irdunud? Raske on ette kujutada, et see nii oleks. Endiste lojaalsete seas avalikult väljendatud pahameel kajastub ka Putini toetusreitingutes, mis on samuti vabalanguses.
Vene riikliku küsitlusfirma VTSIOM andmetel langes Putini toetusreiting 65,6%-ni nädalal, mis lõppes 19. aprillil. See oli 7. järjestikune nädal, mil reiting langes ja 12. viimase 14 nädala jooksul, mil see vähenes. Need on suurimad langused Putini avalikus toetusreitingus alates 2018. aastast, mil Venemaa reformis oma pensionisüsteemi ja need saadavad Putinile selge sõnumi. Venemaa rahvas ei ole rahul. Järgmine tulemuste voor pidi Moscow Timesi teatel nende Telegrami kanalil avaldatama 1. mail. Seda ei tehtud. Seda võiks vabandada sellega, et 1. mai on riigipüha. Aga VTSIOM ei avaldanud ka viimaseid tulemusi 4. mail, mis oli tööpäev. Tundub, et siin tulemusi veidi kohendatakse ja need kõik on üsna ilmsed märgid, et Putinil on põhjust muretsemiseks. Kui tema toetusprotsendid on nii madalad, et ta peab väidetavalt laskma oma kaaslastel neid nädal aega tagasi hoida, et nendega saaks manipuleerida, siis on Putin tõesti oma diktatuuri lõppmängu faasis. Ta peidab end samamoodi nagu Hitler oma viimastel kuudel. Putin üritab enda kohta käivat narratiivi kontrollida, isegi kui see narratiiv laguneb koost. Nüüd avaldavad endised lojaalsed Putini suhtes avalikult vaenulikkust ja isegi riigipöörde sosinad liiguvad ringi. Putin on nüüd nõrgem kui kunagi varem oma 26 aasta jooksul Venemaa poliitika tipus. Ta teab seda ja ajalehe Times andmetel on Putin üha enam mures, et Venemaa poliitilise eliidi liikmed kavandavad vandenõud, et ta võimult kõrvaldada. Väljaande väitel võib see vandenõu hõlmata isegi Putini mõrvamist droonide abil. See tähendab, et Putin peab muretsema lendavate ohtude pärast nii Venemaalt kui ka Ukrainast. USA ründab Ayatollah Ali Khomeinit Iraanis operatsiooni Epic Fury avapäeval punkreid purustavate pommidega, see ei tee ka Putini närvidele head. See rünnak tegi talle selgeks, et välisluureametnikud võivad väga hästi teada, kus ta asub, hoolimata sellest, kui palju ta üritab end varjata. Putinist on saanud tugevast mehest rottpuuridest labürindis. Ükshaaval lõigatakse tema põgenemisteed läbi. Putini hirmust haaratud mõtetes tahavad kõik teda kätte saada. Ja tead mis? Tal võik õigus olla. Ja kui Putin peidab end, siis tema võim hakkab käest libisema. Mitte kusagil pole see selgem kui Krimmis. 2014 aastal Venemaa poolt ebaseaduslikult annekteeritud Krimm pidi olema Vene üleoleku monument. Aga nüüd on Ukraina üha lähemal poolsaare vabastamisele Venemaa haardest ja Putin ei saa midagi teha selle peatamiseks, samal ajal kui ta oma peidupaigas redutab. Saa teada, milline on Ukraina Krimmi meistriplaan, vaadates meie videot. Ja kui sulle meeldis see, mida täna nägid, siis ära unusta tellida The Military Show, et näha rohkem meie analüüse Putini valitsemisolukorrast 4 aastat pärast tema läbikukkunud sissetungi algust. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!